et mehed on muutunud liiga pehmodeks, kes juba väikseima pinge all murduvad. Ikka elus peab vahest sitta ka sööma. Tänaseid noori mehi sõimatakse lausa lumehelbekesteks, lödipüksteks ja äppudeks. Ma kuulen seda päris tihti. Vanaemad, vanaisad koolis, igal pool öeldakse põhimõtteliselt seda. Üha enam mehi kogeb voodis erektsiooni häireid. Sellel mehel võivad ühel hetkel lihtsalt tekkida erektsiooni probleem. Kas teadsid, et pea pooled noortest pigem põgeneks sõja eest, kui läheks kodumaa eest sõtta? Kõrval on selline tugev naaber, kes kasvatab oma poiss meesteks. Meil on ju vaja midagi vastu panna. Ema võtab pojakese käe kõrvale ja siis minnakse kuskile Kaitseministeeriumisse õiendama. Üha enam mehi on loobunud ühiskonna survel mehelikest omadustest, kuna maskuliinsust peetakse vägivaldseks ja toksiliseks. Mehed värvivad juukseid, teevad meiki, käivad maniküüris hästi palju. Samas ei tahaks teda näha, kuidas ta istub seal oma küntekestega, seal viilitakse. Paljud mehed ei võta enam mehe rolli ja ei suuda oma elu eest vastutada. Naine saaks olla tema kõrval naine, mitte ta ei peaks olema munadega naine. Isa ema korteris 30-aastane kapi taga, eks ju, ja siis käib BMW-ga platsi peal kummi vilistama. Kas kadumas on kuldsete kätega mehed? Inimesed ei oskagi enam parandada. Mees ei ole enam tänases maailmas ammu pelgalt pere pea ja ainuke leiva lauale panija. Kuna soorollid on totaalselt muutunud, siis on kadunud siht. Sugu üldse kaob, kõik on uniseks nagu. Oodatakse, et mees oleks tundeline, avatud ja malbe. Kuid kas naised ka tegelikult sellist meest enda kõrvale tahavad? Ei tea väga palju naisi, kes õhkaks järgi, issand, kui naiselik see mees on, issand, kui tore. Sellise mehega tahaks küll ja vaata, millist meiki ta kannab, vau. Viitsiks juhse mehega pärast voodisse minna. Mul ei tõuseks, ütleme. Tänases erisaates otsime vastust küsimustele, kust tulevad pehmod mehed. Eesti naised kasvatavad oma poegades selliseid persoone, kellega nad iialgi oleks ise nõus abielluma. Kui ka 13-aastast poissi toob ema trenni. Nad on hakanud kartma neid naisi või neid tüdrukuid. Milline peaks olema kaasaja mees ja mida naised meestest tegelikult tahavad? Kuidas elasid muistsed Eesti mehed 1000 aastat tagasi? 1000 aasta tagune maailm oli karm paik. Käis pidev võitlus nälja, elu ja surma vahel. Inimesed olid karastunud, valmis oma vara ja hõimu eest elu andma. Meie mehed on olnud juba mitmendat kuud merel. Rõõm oli vaid viivuks, kui nägin purjeid merepiiril. Need olid võõrad. Hetkega olid nad meie külade ja inimeste kallal. Meie omad taplesid vapralt, et naised ja lapsed saaks pääsu. Minema viidi palju vara, karja ja ka omasid. Palju häid mehi langes. Mehe ja naise roll oli inimkonna algusest saati justkui vankumatu. Halastamatu maailm oli teinud mehest kodukaitsja, sõjamehe ja toiduhankija. Naine tegeles koriluse, kodutööd ja perega. Lauri Laasik ja Lennart Mänd on ajaloohuvilised ja muinasaja taaskehastujad. Elades muinasajale võimalikult sarnastes tingimustes, on mehed kogenud seda kauget aega omal nahal. Kuidas siis oli? 1000 aastat tagasi olmeliselt tänapäeva inimesel oleks elada ääretult mugav, ääretult ebamugav. Õudselt vastik. 1000 aastat tagasi valitses kangelaste ja sõjameeste mõttelaad. Selle ajastu mees, ma arvan, ei saanud olla äppu. Talle ei antud selleks võimalust. See oli ikkagi nii-öelda sõjameestele üles ehitatud ühiskond. Kui ma tahan olla edukas, siis ma hakkan sõjameheks, sest et sellega käis kaasas vara, varaga käib kaasas mugavus. Mida tugevam, alfaisasem ja julgem mees, seda rohkem oli tal sotsiaalset staatust. Kui rääkida sellest vaimsest valmisolekust minna
kas röövima, kätte maksma. Nemad käisid meil röövimas, me peame tagasi minema, muidu nad tulevad uuesti. Siis ma juba lapsest peale kasvan sellises valmiduses, et ma oskan kasutada relvi, et ma olen tugev ja saan hakkama. Surmaga silmitsi seismine oli auasi. Argus oli täielikult põlatud. Mehed olid terve talve kättemaksuplaane sepitsenud. Käes oli kevad ja mindigi üle mere. Minge võtke tagasi seda, mis oma ja veel lisaks kõik, mis kanda jõuab. Olgu veretasu mõõgaga mõõdetud. Mehed saavad rahulikumalt hingata. Naiste tööl käimine on võtnud mehelt pinge olla ainuke rahateenija. Ka kodu ei pea enam mõõgaga kaitsma. Tänases maailmas peetakse ürgmehelikkust ja maskuliinsust üha rohkem möödaniku jäänukiks. Teadolevalt esimest korda inimkonna ajaloos on soorollid nii palju muutunud. Uuendusi tuleb iga päev aina juurde. See ei ole aga tingimata halb. Üha enam on näha mehi laste kärusid lükkamas. Kui palju mehed tänapäeval, noored mehed, kui palju nad osalevad oma laste kasvatamises. Nad ei ole sugugi enam ainult nii-öelda kodukaitsjad ja kodutoitjad või peretoitjad, aga kui palju nad osalevad laste kasvatuses ja igapäevaelus. Ja see on lastele ainult suur rikkus ja võit. Jesper Parve on modernne mees, kes kohanenud kaasaegses maailmas. Kodus töötamine on võimaldanud olla pidevalt osaline laste kasvatamisel. Naine tegeleb karjääriga. Minu jaoks on kõige õnnelikum hetk see, et näiteks kui ma õhtul istungi söögilaua taga ja ma näen, mu lapsed mängivad seal, naine on õnnelik, tegeleb oma asjadega ja ma vaatan seda õhtul. Ja see ongi nagu minu jaoks kõik, mul ei ole rohkem midagi vaja. Naised tahavad, et mehed oleks malbed, heatahtlikud, leplikud. Mehed on sõdinud, vallutanud ja ahistanud. Et me idealiseerime täna neid, et olgu need mehed siis pehmomad pigem, aga põhiline, et nad ei oleks vägivaldsed ja nad ei kasutaks ära oma positsiooni. Üha naiselikumas maailmas võidutseb rahu, austus ja tunnetega arvestamine. Kõik saavad olla just sellised, nagu nad tahavad. Tänases heaolu maailmas tundub, et pole enam vaja mehi kasvatada karmideks meesteks. Kui me vaatame 100-200 aastat tagasi, siis olidki sellised tugevad, sest nad ei jäänud lihtsalt muidu ellu. Aga tänapäevane moodne ühiskond tegelikult võib-olla on võtnud seda mehe sellist mehelikust energiat maha, sest ta jääb nagunii elama. Vesi, katus, toit on poeletil olemas, et ta ei pea minema metsa küttima. Ja ma arvan, et see on ka üks põhjustest, miks ühiskonnas on nii palju sellist pehmust juurde tulnud, aga ma ei ütle, et see on halb, sellepärast, et naised vajavad mehe sellist lähedust, nad vajavad seda õrnust. Kindlasti oli ka neid pehmosid läbi aegade. Tänapäeval ainuke viga on see, et vale oleks öelda, et see on, et ei, see pole mingi mees, et ta on mingi pehmo, las olla. Aga et pigem kiidetakse takka nõrk olemine või üliemotsionaalne, ülitundeline olemine kui seda, kui sa oled alfa. Praegusel heaolu ja kõrgtehnoloogia ajastul võib juhtuda, et selge mehe roll kaob sootuks. Uuringud näitavad, et osades peredes on mees loobunud perepea rollist. Mõnes peres võib see ju toimida, kuid paljudes peredes muutub mees naise silmis mitte mehelikuks ja tekivad probleemid. Kui tuhandete naistega ma olen kokku puutunud läbi koolituste ja nad kurdavad seda, et mehed on mõnes mõttes läinud natukene mugavaks ja naine on ootanud, aga sealt pole vastu tulnud midagi ja siis naine on hakanud ise selleks tugevamaks pooleks. Ja kui naises on hästi palju meesenergiat, siis mees kõrvalt
aina rohkem kahaneb. Tema väärtus naise silmis kahaneb, kui naine peab vastutama, et kodu, arved, pangalaenud, kõik asjad oleksid makstud. Ja siis ta ühel hetkel, ta on nagu mehest nii palju üle pea kasvanud, et seda austust ja lugupidamist jääb tegelikult aina vähemaks. Mees ise peab oma elusihid kuidagi elus nagu nii selgeks saama, et naine saaks olla tema kõrval naine, mitte ta ei peaks olema munadega naine. Kuid täna võib olla naine perepea ja domineerivam pool. Kas mees peaks tundma ennast halvasti, kui kodus on rollid täiesti vahetunud? Kui me vaatame ühe väikse sellise muutuse, mis on ju, kui palju on Eesti peresid Brüsselis, kus on naised on väga kõrgepalgalised Brüsseli ametnikud või ametikoridorides liiguvad ja siis ongi need soorollid on muutunud. Kahjuks Brüsselis mehed ongi need, et käivad poes ja viivad lapsi kooli ja koristavad kodu ja et need soorollid on tõeliselt nagu vahetanud ja nii palju, kui mina olen seda tagasisidet kuulnud, siis paratamatult ei ole mehed õnnelikud ja ei ole nende naised õnnelikud, et me tahame jube tihti nagu muuta mingeid asju, mille tagajärgi me ei tea. Ja minu arust see on ka natukene väär. Pärast pausi, millist meest naised voodis tahavad? No eks oma unistustes või oma sellistes fantaasiates siis me kõik tahaksime sellist Mr. Grey'd ja... Kust tulevad mökud mehed? Emad üritavad teha oma poegadest hästi pehmosid. Noh, selline iseloom neile kindlasti endale meeldiks, kui nende elukaasl oleks samasuguse iseloomu. Sest et me naised ise oleme kasvatanud oma poegadest sellised tossikesed. See ideaalne mees kolib naise kuradi paneelmajja elama, eks ju, sööb külmutuskapi tühjaks, siis võtab seljakoti selga ja läheb järgmisse paraadlasse. Milline mees tegelikult naisel põlved nõrgaks võtab? Kas üha malbemas maailmas ihkavad naised salamisi siiski karmi mehe puudutust? ...50 halli varjundit oli fenomeen, mis täitis üle maailma kinosaalid naistega. Ekraanil tegutsev ürgmees oli domineeriv ja vallutav. No eks oma unistustes või oma sellistest fantaasiates siis me kõik tahaksime sellist Mr. Grey'd ja, aga siin ongi see point, et on põnevad mängud, aga siis me saame ise õigel hetkel öelda, et tšurr, nüüd ma enam ei mängi. Et päris elus nii need asjad ei käi, et kui mingil mehel on sellised võimukamad kalduvused, kus on utmakad, eks ole, ja oled kuidagi abitu ja võib-olla vigastatud, et siis mees halastab su peale. Ei, et need, kes on vägivaldsed, need on vägivaldsed lõpuni. Kuna naine ei tea, mida ta tahab tegelikult, ta tahab seda mõlemat poolt, ta tahab seda pehmet puudlikest ja siis ta tahab vahel seda machot Tarzanit, on ju. Ta tahab mõlemat, aga seda ei ole maailmas olemas. Et kui sul jääb see mõte nagu ketrama, et sul on maailma parim ja toredam mees kodus, aga ma tahaks natukene actionit ka ja siis sa mõtled, aga seda ei tule mitte kunagi, sellepärast, et ma tahan oma selle nunnu mehega ikkagi sellist turvalist elu elada. No vot siis siin võibki see dilemma tekkida, et mõni naine siis viskabki selle nunnu prügikasti ja siis lähebki sinna selle õuduka juurde, mida ta hiljem võib-olla kohutavalt kahetseb. Aga siis ta saab oma selle laksu kätte, ta saab oma selle maitse kätte. Aga need naised võib-olla, kes ei ole tundnud sellist tugevat mehe kätt, siis nad ongi mõelnud, et võib-olla see oleks päris huvitav seda kogeda. Nii et nii palju on erinevaid naisi, nii palju erinevaid mehi, nii palju erinevaid soove ja vajadusi. Ja minu põhimõte on see, et kui inimene on ise õnnelik, siis see ongi tema õnn ja tema elu. Naised tahavad meestelt justkui kahte pealt näha vastuolulist asja, pehmust ja samal ajal ka tugevust. Uuringud näitavad, et naised tahavad voodisse ürgmehest Tarzanit, kuid elukaaslaseks usaldusväärset, arvestavat ja pehmet meest. Mehed on segaduses. Mida naised siis ikkagi tahavad? Mees ei saa minu silmis olla selline liiga pehme või pehmo või selline, et sa lihtsalt astud talle pähe või saba peale. Väga paljud naised tahaksid olla ka lihtsalt printsessid, lihtsalt olla koduarmastajad, olla koduhoidjad ja ka lasta endal nagu areneda ja kui vajadus, siis ka karjääri teha.
ma arvan, et see isa eeskuju on hästi tähtis, et kui ma mõtlen oma isa peale, siis no tema ei olnud kunagi, kes oleks pannud mingid punased ruudulised sokid jalga või ta oligi ikka nagu mees ja minu silmis ka minu nägemus mehest on hästi nagu isa eeskujul. Sa tahad, et see mees, kellega sa koos oled, et sa tead, et sul on see tugev kalju on siin kõrval, et see on, isegi kui sa tegelikult seda ei vaja, siis see on siin ajus ja sa ei saa sinna mitte midagi parata, et see tuleb meie ajaloost ilmselt. Isegi feministid tegelikult salaja unistavad sellest, et mees oleks selline tugev ja et see on meile kodeeritud, me ei saa sinna mitte midagi parata ja naistel on see eriti sees, et ma ei ole kuulnud, et ükski mees nagu tahaks, et naine oleks nagu kindlus ja kindlasti hoiaks. Ma nagu täitsa ausalt usun, nagu tegelikult ega me nagu inimestena nii väga palju muutunud ei ole. Ikkagi naise jaoks kõige tähtsam on see, et õhtul saaks ikkagi oma mehele kaissu pugeda ja tunneb, et ükstapuha, mis kusagil mujal maailmas toimub. Ükstapuha, milline päev oli, et siin ta on kaitstud ja siin ta on nagu nii-öelda turvaline olla. Et ma usun, et see ei ole nagu aastasadade vältel muutunud. Et mu kogemus on nagu selline, et ma millegipärast olen selline nagu võib-olla nõrgemate meeste magnet, ma ei taha öelda jobumagnet, aga et mõni täiesti ütleb välja, et ma tahan, et sa teeksid must parema inimese, et vabandust, ma olen mingi sotsiaalpedagoog, et ma hakkan sind ümber kasvatama, et tegelikult on see väga tüütu. Noh, ütleme, ema roll on küll väga tore, aga see ei ole kogu elu, et ei taha olla nagu teise täiskasvanud inimese ema. Kust üldse tulevad äpud ja pehmod mehed? Eesti naised kasvatavad oma poegadest selliseid persoone, kellega nad iialgi oleks ise nõus abielluma. Noh, selline iseloom neile kindlasti endale meeldiks, kui nende elukaaslane oleks samasuguse iseloomu. Paljud noored mehed kogevad emadel lämmatavat nunnutamist, kuid miks siis kasvatavad naised äppusid mehi? Aga mul on lihtsalt kahju tänapäeval sellest, et me naised ise oleme kasvatanud oma poegadest sellised tossikesed. Et mina emana viskaks isegi iseenda kapsaaeda selle kivi, et miks täna on meestest tulnud sellised pehmod. On ikkagi see, et me teeme nendele poegadele kõik ette taha ära. Poeg on nagu mingisugune ime asi nagu, mida peab nunnutama vatises hoidma ja kõik asjad nagu ära tegema tema eest ja vaatame, kas kõht on täis ja kas on ikka sall kaelas. See on täiesti mõttetu, ma ei saa aru ja miks ma seda teen, seda ma ei saa ka aru, aga ma teen, mul on mingi ema instinkt, mingi ahv elab mul seal sees, kes peab kogu aeg oma poja eest hoolitsema. Et see on nii õudne, kõrvalt vaadates ma saan sellest aru, aga ma ei saa sinna mitte midagi parata. Ja me olemegi kasvatanud ise sellised tossid mehed, et lihtsalt tuleks poistel eriti lasta olla ja teha ja kukkuda ja püsti tõusta ja neid vigu teha ja võib-olla isegi kakelda ja jumala pärast, ma ju kujuta ette, et mu laps satuks kaklusega, issand jumal, ma jooksen kohe kooli, on ju kohe direktori juurde, kohe sõiman läbi. Tegelikult see on ka selline asi, mis valmistab sind võib-olla tulevikuks ette, et sa saaksid hakkama. Naised ju lõpuks ikkagi neid lapsi kasvatavad. Isad on küll eeskujuks, aga tänapäeval paljudes peredes ei ole isasid ja kust nad neid eeskujusi võtavad, sellepärast nendest ongi tulnud natuke sellised suht naiselikud mehed on meil siin ümberringi ja siis väga võimukad naisterahvad. Vanasti oli meheks sirgumine selgelt tajutav. Töö nõudis tegemist ja suureks saamisega oli kiire. Mu kadunud isa ütles nagu väga hästi. Mehel on siin elus ainult kaks asja, mis on väga olulised. Vaid mees peab viima naise oma koju. Ja teine asi, mis on mehe kohustus, on maksta naise arved. Nagu taluperemees võttis endale naise, siis nagu samamoodi tõde õigus, et ta viis naise oma majja. Mitte ei kolinud naise juurde seljakott seljas. Aga mis praegu on? See ideaalne mees kolib naise kuradi paneelmajja elama, eks ju, sööb külmutuskapi tühjaks, siis võtab seljakoti selga ja läheb järgmisse paraadlasse. Naine teeb veel ukse lahti, sest et see nõrguk ei saa ju ise ust lahti, eks ju, sest tal on ju see seljakott ja siis veel need kaks asja, mis tal tegelikult kaasas on, eks. Või on veel parem variant, et elab üldse kuskil Mustamäel oma isa-ema korteris 30-aastane kapi taga, eks ju, ja siis käib BMW-ga platsi peal kummi vilistama. Tänases maailmas on mehe kehas
poisslapsi järjest enam. Täna üldsegi ju mehed tegelikult elavad väga pikalt oma vanematega koos. Võib-olla ka see, et emad on väga palju asju kõik ette taha ära teinud ja kui nad ühel hetkel lähevad suhtesse, siis nad nagu ei oskagi, et see tema enda naine siis hakkab asendama seda ema mudelit, mida ta on siis kogu aeg, et ema on ette taha teinud, siis ta ootabki, et nüüd suhtes on kõik jätkub samamoodi. Et mõnele see sobib, mõnele see ei sobi. Muinasajal võis olla meheks sirgumine hoopis kiirem. Tollel ajal sa pidid ka kohe pihta hakkama, sest et täiskasvanuks saadi palju varem. Sa hakkasid tööle palju varem, sa hakkasid nagu toimetama ja hoolitsema palju varem. Kui sa võtad, et terve see eluaja tsükkel oli lühem, siis järelikult seda aega, kus nii ma nüüd nagu mängin ja nüüd ma veel mängin ja nüüd ma olen 10 ja nüüd ma olen 15, ma ikka veel mängin, eks ju, et seda aega ei ole. Et need poisikesed käisid juba, nad olid ammu lasknud oma püüdnud püünistega esimese jänese ja lasknud juba esimese põdra, eks ju, selleks ajaks tõenäoliselt, kui sa olid vähegi sündinud sellisesse peresse, kellel oli seda võimalik teha. Täna on ju väga palju abielusid, Eestis lahutatakse üle 50% abieludest. Väga paljudel juhtudel lapsed on 2-3 aastased. Enamus juhtudel lapsed jäävad kasvama koos emaga. Seal ei olegi enam võib-olla seda isa eeskuju. Ja see noormees, kes selles hästi selles feminiinses keskkonnas kasvab, ta võtab ka omaks selle, mis on naise sees. Ja kuna tal ei ole seda mehe eeskuju, siis tulevadki sellised pehmemad, rohkem naiselikumad. Nendes ei ole seda kangust ja seda tugevust nii palju. See on kuskil tema sees kindlasti olemas, aga see ei ole domineeriv. Et laps vajab nagu mõlema vanema eeskuju, nii mehe eeskuju kui ka naise eeskuju. Et ma olen ise seda kogenud, kuna ma kasvasin ka emaga üles ja minu ajal oli ainult naisõpetajad. Aga kui ma sain nagu vanemaks ja kui ma sain esimesed nii-öelda ristsed elud, siis ma sain aru, et meeste maailm ei ole selline. Meeste maailm on hoopis midagi muud, on ju. Ma tegeksin spordiga hästi varakult ja mul oli meestreener. Ma tegesti üks aega tegi karmimaid, et selles mõttes ma olen ka seda nagu liigset sükust karmust ja seda näinud. Ma olen aru saanud, et poistel peab olema mingi mees nende elus, on ju. Olgu ta treener, olgu ta koolis mingi hea õpetaja, olgu ta kasuisa, olgu ta kärgperegas, aga keegi seal peab olema. Vanasti õpetasid isad ja vanaisad noortele meestele töid ja elutarkust, jagasid näpunäiteid ja ka vajadusel tegid triibulised. Andsid rihma või vitsa. Võib-olla traditsioonilistes kultuurides kunagi oligi niimoodi, et vanemate meeste ja poiste selline omavaheline kokkupuude oli suurem kui tänases Eesti ühiskonnas, kus lasteaias on naised, sageli on üksik emad, koolides on ainult naised. Poisid ei puutugi meestega kokku, et võib-olla on mõni treener, aga need on ka ülekoormatud ja ei võta nagu endale mingit isa rolli. Kui meil on oma need üritused, eks ju, meil on juba endal sellised põnnid, siis mida nad teevad seal, kui nad muidu on niimoodi treenivad pöidlaid, aga kui me läheme nendega metsa, siis mida nad teevad, on see, et tahaks kirvega lüüa, tahaks kaikaga vehkida, eks ju, tahaks seda päris võitlust, võib-olla mida nad on ekraani näinud, tahaksid ise järgi proovida. Kool ja trenn nõuab visa peale hakkamist. Kell 8 hakkab koolitunnid, ta lõpeb kell 3, kell 4 koolipäev, siis ta läheb trenni, siis ta jääb kuskile ringi, siis ta tuleb õhtul koju ja tegelikult, kui sa võtad, et täiskasvanud inimesel on see, et kell 5 on ta töö lõpetanud, ta läheb koju, ta hakkab puhkama. Kuid ehkki jääb tänastel noortel just elu koolist puudu. Kas väljaspool koolielu ei usaldata lapsele iseseisvust, ise otsustamist ja poisilikku lapsepõlve? Kahju, et poistel tõesti kaob see selline ürg mehelikkuse isegi võimalus ära, sest ma vaatan, et kui ma olen maal, siis poisid ei ehita nagu vanasti ehitati puu otsa mingit onni või käidi lihtsalt metsas hulkumas ja okei, pahandust tegema rakulkaga võib-olla linde laskmast seal, et seda ei tehtagi, et nad kõik on kuidagi, kõik on mingites oma elektroonikaseadmetes lihtsalt ja siis... Füüsilisi tegevusi ja füüsilisi mänge, mida lapsed ise harrastavad, neid on nagu järjest vähem. See noorukid, 13, 14, noormehed, kes ei jaksa teha 10 kätekõverdust järjest. See on juba väga suur probleem. Kas noored veedavad enamuse oma vabast ajast virtuaalmaailmas? Kas mängimata jäävad vajalikud poistemängud, ehitamata onnid, müramised ja võimuvõitlused? Ma näen oma tütre pealt, tema õnneks ei ole nüüd, ma ei saa öelda, et ta on nutisõltane, ma väga palju üritan seda piirata, kui ma näen, et see läheb natukene üle mõistuse. Aga tema käest ma kuulen ja näen, et neil on ikkagist mängud peamiselt piirduvadki telefonis. Ei ole enam nii, et lähme saame õues kokku ja teeme seda, käime seal.
et saadakse kokku ja ollakse telefonis. Väga väikeste põnnidena hakkasime juba see onnide tegemine, see oli nagu, kõik tegid seda. Lapsed läksid kuhugi, ega vanemad, et meil oli see pliidid sisse ehitatud või kividest tehtud sellised lõkkekohad ja meid pandi väga-väga väikse noorena peast pandi juba tööle, eks. Sain alles 8-aastaseks, nii et töö tegemine, lapsed pidid suvel tööd tegema. Ja vaata, siis oli veel tegelikult see, et sul olid ikka kodus olid mingid omad kohustused. Puud olid, teinekord olid toas, teinekord olid tuua puud tuppa, oli ahjud talvel ära kütta, eks. Meheks sirgumisel on tarvis õppida elu raskustele vastu panema. Meie elu ongi liiga mugav. Meie noored ei ole õppinud enam heas mõttes nagu kannatama, et on kogu aeg peab olema õnnelik ja kõik peab olema kogu aeg hästi ja kõik peavad kogu aeg naeratama, et see elu ei ole selline nagu. Aga esimene raskus tuleb, siis jäetakse kõik pooleli. Ikka elus peab vahest sitta ka sööma. Kas võib olla, et noored ei talu enam stressi, kriitikat ja pingeid? Kui me räägime sellest, et meil on laste ja noorte seas palju vaimse tervise häireid, mida varem nii palju me ei näinud, et mis me siis teeme nende laste ja noortega, kas me teeme nendele siis kogu aeg šokiteraapiat? Et ma ei ole seda meelt, et lastele ei tohi üldse piire panna ja lapsed ei peaks üldse pingutama, muidugi mitte, aga me peame seda tegema mõistlikult ja ma arvan, et selline piitsa ja prääniku meetod on küll oma aja juba ära elanud. Ja moodne pedagoogika on kõik väga tore, aga siin ka vanemad pedagoogid kindlasti mäletavad paremaid aegu, kui karistusega sai paremaid tulemusi, aga võib-olla ma olengi vanaaegne juba, et ma nagu näen, et kuskil sellist trilli ja korda võiks nagu rohkem olla või sellist mingit autoriteedi hirmu. Elu on ka üks suur võitlus, eks, et ja kool peakski olema või see lapse põlv lastel peakski olema, kes õpetatakse pingutama, õpetama, võitlema heas mõttes. Ega siis võistlus või võitlus, eluline võitlus ei pea olema nui neljaks ja veri väljas, eks, et ta peaks ikkagi olema, et võitlus on nagu see distsipliini kokkuvõtmise oskus. Noortele vastu tulles on plaanis kaotada riigieksamid. Meil on uus haridussüsteem ja jätame ära eksamid ja ma ei tea, et seda ei ole vaja, sest see tekitab liigset stressi. Ja siis need vaesed õpetajad, keda saadetakse perse klassi ees. Meil hakkas ka keskkoolis, hakkasid tunnid niiviisi, et me tõusime püsti, õpetaja tuli klassi ette, kõik jäid vait ja õpetaja ütles, palun istuge. Palju poleemikat on tekitanud plaan lasta ajateenijad õhtuti koju. Spordinimekirjad tekitavad lastes stressi. Rahvastepall on liialt vägivaldne. Halloo! Lapsed peavad koolidesse sisse saama ja ülikoolis eksamitel nagu hakkama saama või siis töökohtadele kandideerima ja väga sageli siis headele töökohtadele on ka raske saada ja peab võtma vastu ka nagu kaotuseid. Et sport on see valdkond, kus sa õpid kaotama, et see kaotamisoskus, kus see siis nagu peaks tulema, mistõttu see selline väike militaarsuunitlus, mis spordis ka on, et see ei tule nagu kahjuks. 100 meetri stardijoone peale kuni finišini sa oled iseseisev. Sa ema ei aita, isa ei aita, vanaema, vanaisa, treener ka ei aita. Kuidas peaks poisse kasvatama? Kuna mul endal on 2 poega, mina arvan küll, et poisid on poisid ja tüdrukud on tüdrukud. Kuidas ma ka enda poisse kasvatan, et see on samamoodi juba varakult. Ma õpetangi neile julgus eksida, julgus teha asju valesti, julgus haiget saada, ajada taga seda, mida ma tegelikult tahan saada ja ka julgus, et seda üles leida. Ja see on ainuke asi, mis tänapäeva mehel on puudu, ma arvan. Ja teine asi, valikuid tegema. Et ma ei aita oma last mitte ühtegi korda enne, kui ta ise pole proovi midagi teha. Teeb midagi valesti, saab haiget, lõika kas või noaga näppu, see on okei. Sest järgmine kord enam ei lõika. Võib tunduda, et võitlussport soodustab vägivalda ja riiakust. Kuid Eesti taiboksi suurkuju Kevin Renno julgeb aastatepikkuse treening kogemuse põhjal väita täpselt vastupidist. Kui sa ikkagi seda võitlussporti oled mõnda aega harrastanud, siis ta pigem kasvatab su empaatiavõimet ja sa enam ilma naljata
ei tee kellegile liiga. Sa tead ise, millised su võimed on, eks su treeningkaaslased, sa teed ikkagist, mõnikord saad ka treeningul haiget ja siis sa ikkagist mõtled 2 korda enne, kui sa oma nii-öelda oskusi kasutad kuskil. Miks on üldse tarvis kahevõitluses madistada? Mida see inimesele annab? Need kogemused, ma arvan, annavad mehele siiski, mitte ainult mehele, vaid ka naisterahvale enesekindlust, et ta enam ei karda neid tagasilööke või takistusi, mis elu talle pakub, et ta on harjunud võitlema. Ta on harjunud võitlema ja võitjana välja tulema ja siis sind lihtsalt ei hirmuta enam miski. Kui tänapäeva mehi sõimatakse pehmodeks, siis enim halvustavaid sõnu langeb noortele. Ma kuulen, et noored on lumeolümpiaks umbes 3 korda päevas. Õpetajad ütlevad ja siis inimesed tänaval näiteks, kes näevad, et lapsed mängivad telefonis ja nii, tarvatakse, et ei käi väga trennis ja nii. Tegelikult see ei vasta tõele, kuna näiteks mina isiklikult sõidan kogu aeg rattast ja jooksen ja käin õues kogu aeg, käin trennis kogu aeg. Et jõuab palju teha. Mina arvan, et see tegelikult on puha vale, sest ma näen enda ümbruses inimesi, kes täiega pingutavad ja proovivad, näiteks siin samas trennis. Kõik annavad endast parima, tüdrukud kui ka poisid. Kõik tulevad kohale, treenivad, esmaspäev, kolmapäev, reede, täismahus ja on kogu trenni ära ja peavad vastu. Sa teed palju, aga sa pead veel rohkem tegema ja pead ennast põhimõtteliselt parima andma. Ajad on muutunud selles suhtes, et ajad ei ole enam nii karmimad. Ma arvan, et meie generatsioon võib-olla veidi pehmomad, aga ma ei ütleks, et nii hull see asi on. Tänapäeva lastele siis ja ka poistele tuuakse kõik liiga kergelt kätte. Me vaatame võib-olla küll, et me tahame nagu olla siuksed ja saada neid asju, aga me ei tee neid asjade jaoks nagu mitte midagi ja siis me unistame, aga me ei vii neid kogu aeg kunagi täide. Mida on noortele Thai-boks juurde andnud? Thai-boks on mul andnud enesekindlust, parem enesehinnang. Kevin on näiteks õpetanud mulle hästi palju ja on toeks kogu aeg. Enesekindlust, distsipliini, teadlik toitumine ja kuidas hoolt kanda oma keha ja vaimu eest. Thai-boks on andnud mulle enesekindluse, tugevuse, vastupidavuse ja sõbrad. Nad on mulle enesekindlus andnud, et kui keegi tuleb, midagi teeb, siis mul on enesekindlus olemas ja ma tean, mida teha. Koolides võetakse üha enam kasutusele sooneutraalset kasvatust. Inimkond on kujunenud aastate sadade jooksul välja ja seda nagu muuta niimoodi vägisi, see ei toimi kahjuks. Et ma olen elanud selles ühiskonnas, kus aeti võrdsus taga, et kõik on võrdsed, kõik on ühtemoodi, tähendab, pidi tulema kommunism, eks ju. Ja nüüd ma olen nagu järsku avastanud, me oleme samas kohas tagasi, et kõik on võrdsed. Näiteks Soomes ei tohi enam öelda poiss või tüdruk, vaid peab ütlema neutraalselt laps. Sugu üldse kaob, et ei olegi enam nagu naine, mees, ollakse, kõik on uniseks nagu. Jällegi ma ei oska öelda, kas see on tore või halb, et see on huvitav, ma ütleksin isegi. Pärast pausi. Järjest vähem noori on nõus kodumaa eest sõtta minema. Sa võid pehme olla ja mida pehmem sa oled, seda hõlpsamini läheb sinu tagumenti võõra sõjamehe tääk, kuidas siia kohale tuleb. Milline peab olema kaasaja mees? See mõttetu seks maha ja taha tegelikult tõesti naisele või tüdrukule ei paku mitte midagi. Tänases maailmas on rõhuasetus mugavusel ja kiirusel. Tõeliselt ebamugavaks võib kujuneda ümberistumistega lennureis. Kuid kas suudaksite ette kujutada, et 1000 aastat tagasi oli meie esivanematel kõige kiirem sõiduvahend laev? Kui tänapäeva inimene sõidab, sutsti oled kohe kuskil Taanis, siis sa nagu arvestad, et Taani sõit võtab aega sul aasta pärast tuleb tagasi näiteks. Merele mindi ainult siis, kui oli hea ilm, kui oli sul pärituul, sest et sul ei olnud nagu mingisugust muud varianti või pärituul, mis iganes, tuul viis sinna, kuhu vaja ja oli võimalik oodata päevi, nädalaid, kuid, et liikuda sinna, kuhu on vaja jääda talve korterisse. Korralikud teed praktiliselt puudusid. Pikem laevareis võis aga aega võtta lausa aastaid. Oldi valmis ka selleks, et ei tulda tagasi. Võid ära minna aastaks, võid ära minna 5 aastaks. Ei olnud teada. Ja kogu ühiskond arvestas sellega. Viikingilaeva turmkapteni Albert Lassi esimene tormine meresõit oli katsumus.
See on kõige hullem judin, mis on läbi käinud. Sõitsime Vormsi tagant nagu välja ja nii kui me selle Vormsi tuulevarjust välja saime, oli selline 2,5 meetrine laine, kus see laevdus on niimoodi üles, ronib mäest üles, kukub alla. Sul on põhimõtteliselt ikkagi nagu laine üle selle draakoni pea, eks ole, seesama draakoni pea, eks ole, kõrgem sellest. Aga kuna mul oli noor poiss kõrval, kellele pead olema see eeskujuks, eks ole, kapten ei tohi näidata välja, et tal on mingi hirm, eks ole, ilmselgelt. Tagasiteed ei ole, on ju. Ja siis harjusid ära, õõtusid selle laevaga kaasa ja lihtsalt läksid. Kas inimkond on mugavusühiskonna tipptehnoloogia tõttu mandumas? Kullerid, pakiautomaadid, äpid, elektriautod, muruniidukid ja tolmuimed. Taluühiskond või see, eks ju, siis pere istus laua taga, isa ees oli leib. Ja kui keegi tahtis leiba, siis ta küsis isa käest leiba, isa andis leiba, palun tänan, eks ju. Toit tuleb kulleriga, kuid vanasti mees sõna otseses mõttes pani leiva lauale. Nüüd need meie superselverid, mis meil on, eks ju. Ja mitte sa ei palu, et palun andke mulle, vaid me võtame. Ja moodsamates poodides me enam ei suhtle isegi mitte enam selle kassapidajaga, vaid me läheme piiksutama oma toote läbi. Mehe rolli muudavad kõige enam tehnoloogia tippsaavutused ja sellega kaasnevad mugavused ning teenused. Robotid asendavad paljud meeste ametid. Kaob vajadus paljude mehiste kodutööde järele, kus mees saaks särada. Mulle meeldib mees, kes oskab oma kätega asju teha, et ta tõesti oskab selle kraani kodus ära parandada, kapiukse korda teha ja... Järjest vähem on meestel vaja kodus asju parandada ja teha kätega tööd. Kõik teenused ja tooted saab ju osta. Kas kadumas on kuldsete kätega mees? Et vanasti inimene suhestus selle asjaga, mis tal oli. Ma mäletan lapsepõlves, et kui meil oli elektripliit, kui sellel spiraal läks läbi, põles läbi, siis isa tegi selle korda. Ja tänu sellele tegelikult suhestusime asjadest, see oli meie elektripliit. Mida ma tahaks, et me nüüd kõik hakkame ise autosi putitama, aga see on lihtsalt see näide, et enam ei hakata midagi parandama. Veekeetja läheb katki, see visatakse lihtsalt ära ja ostetakse uus. Ja tänu sellele, et enam midagi ei parandata, inimesed ei oskagi enam parandada. 1000 aastat tagasi oli enesekaitse väikese kogukonna enda kanda. Polnud politseid ega riiklikku sõjaväge. Kehtis tugevama seadus. Kui sinu hõim oli nõrk, olid su väljavaated täbarad. Noormehi valmistati sõjaks juba maast madalast. Et julmuse aste kindlasti oli palju suurem kui tänapäeval. Et kui sa läksid sõtta, sa olid valmis väga lähikontaktis teist tapma. Väga ootamatu, väga hirmus, kaos, verine ja must. Sõdur ja tema kaitsetahe, sõdur ja tema vastu vaidlema. Eestlased on väga patriootlik rahvas. Kaitsetahe on oluliselt suurem keskealiste ja vanemate meeste seas. Küsitluse järgi lahkuks sõja korral Eestist pea pooled noored, lausa 42%. Osadele noortele võib tunduda, et ajateenistus on aja raiskamine ja lausa inimõiguste rikkumine. Kuid kas eestlased saavad lubada nii luksuslikku mõtteviisi? Ja siis, kui kohalikud mehed ja naised on liiga pehmod, siis lihtsalt tulevad tugevamad, kes toovad oma kultuuri, oma usundi. Nii et oma kodu tuleb igal juhul kaitsta ja selleks on muidugi vaja, et mehed jääksid meesteks. Pole midagi teha. Nii on alati olnud ja see on bioloogiliselt programmeeritud. Olude sunnil ma vaatan ikka ka idanaabri telesaateid. Seal on kõik selle peale üles ehitatud. Poisid saagu meesteks. Kuidas nad on patriootlikult meelestatud, kuidas nad peavad kõik meesteks saama ja kodumaa kaitsjateks saama. Isegi kui me ei taha nendeks saada, aga kas meil on kodumaad vaja, on meil isamaad vaja, on meil seda Eestit vaja. Kui on vaja, siis me peame kaitsma, aga kui kõrval on selline tugev naaber, kes kasvatab oma poisse, oma meesteks, meil on ju vaja midagi vastu panna.
No on olemas venelastel näiteks selline ütlus, et kui sa ei taha toita oma armeed, siis toidad võõrast armeed. Sa võid pehme olla ja mida pehmem sa oled, seda hõlpsamini läheb sinu tagumenti võõra sõjamehe tääk, kuidas siia kohale tuleb. Mul on endal siis 15-aastaseks saab poeg ja ma kogu aeg mõtlen, et kas Eestis ei ole mõnda sõjaväeakadeemiat, kuhu see poiss panna. Et ta saaks aru, et asjad algavad mingil ajal ja lõppevad mingil ajal, et kui on vaja püsti tõusta, siis on vaja püsti tõusta. Et kui on vaja riidesse panna ja välja minna, siis ongi nii. Või kui buss läheb ära, siis ta läheb ära. Mina ikkagi ei alahindaks nagu sellise sõjaväe ja militaarkasvatuse rolli, et paraku siis on niimoodi, et see noor pullikari tuleb kuidagi nagu ära ohjata, et nad lihtsalt ei ole sellised, kes alluksid ilma, et neid allutataks. Mehe ürgne kutse on olla andja ja kaitsja. Mees peab kohanema. Ma arvan, et igal mehel peab olema mingi võitlus. 10 aastat tagasi me läksime koopast välja odaga võitlema, tapma seda looma. Praegu minnakse samamoodi, iga hommik minnakse välja, aga nüüd on ainult see, et sul läpakas, aga võitlus on samamoodi. Mis sa teha tahad üldse oma elus, et mis on sinu see nii-öelda elu kutse on ju? Tänapäeval on igal inimesel õigus olla just selline, nagu ta tahab, kuid läbi aegade on meestel olnud erinevad aukoodeksid ja käitumisnormid. Milline siis peaks olema kaasaja mees, kes vastab ühiskonna kõikidele ootustele ja naiste soovidele? Esiteks, mees peaks endiselt olema valmis ennast, kodu ja kodumaad kaitsma. Kes on tugevam, see kaitseb nõrgemaid. No kes on tugevam? No mees on tugevam. No, ta peabki nõrgemaid kaitsma. Naisi, lapsi. Mis selles halba on? Teiseks, mees peaks saama iseseisvaks ja oma elu eest vastutavaks. See ei ole tähtis, kas sa oled tugev või mitte. Lihtsalt sa pead ise suutma hakkama saada oma asjadega. Mitte kuskil nurgas istuma niisama. Kolmandaks, mees peaks kasvatama endas džentelmenlikke isikuomadusi nagu intelligentsus, stoilisus, austus, viisakus ja vaprus. Ma ei räägi praegu sellest, et mees peaks olema mingisugune neandertaal, mingisugune ainult toores jõud ja kõik. Džentelmenid, härrasmehed on läbi aegade ju olnud. Neljandaks, mees peaks arvestama, et juhul kui naine on peres võrdne leivateenija, tuleb ka kodutööd ja muud kohustused võrdselt ära jagada. Selleks, et kodu korras kogu aeg on, siis peavad ikka mehed ka nõusid pesema ja kodu koristama. Viiendaks, mees peaks vajaduse tekkimisel olema võimeline võtma selgelt perepea rolli ja pakkuma naisele turvatunnet ja kaitset. Mehel peab olema selgroog, tal peab olema see enda selline mina. Kuuendaks, mees peab oskama oma tunnetest rääkida ja neid ka väljendada. Kui me tunneme ja teame teineteist, siis me saame ka teineteise südametele rohkem lähedale tulla. Seitsmendaks, mees peaks oskama olla voodis mees ja oskama naist rahuldada. See mõttetu seks maha ja taha tegelikult tõesti naisele või tüdrukule ei paku mitte midagi. Kaheksandaks, mees peaks olema oma lastele ja teistele noortele eeskujuks. Vaatame seda, mis toimub täiskasvanutega ja reeglina lapsed on tegelikult peegeldus täiskasvanute maailmast. Üheksandaks, on küll erandeid, kuid enamus mehed on siiski õnnelikud, kui nad saavad olla täisväärtuslikud mehed, mitte kesksoolised kodanikud.